kuid niipea, kui toast välja astusin, hõljus see naine juba trepist üles. Et oli üks vanemapoolne meesterahvas hoidnud käes revolvrit ja ähvardas sellest lasta. Igal juhul kella 10 paiku õhtul siis tungisid Alevtina ja Sergei selle süütevedeliku joobes tüübi korteris. Tartus siis nägi politseipatrull 1. novembrikuu öösel Narva maantee ühiselamu rõdul 2,5 meetrist vahtplastist torti. Tere, armsad külmaväristajad ja kikimooride sõbrad ja head alanud uut aastat. Mina olen Taki. Mina olen Heidi, jah. Ja, me ei tohi vist enam soovida, aga suva, see on ikkagi selle aasta esimene kikimooride saade ja see aasta võiks tulla hea, aga siin on näha, et ei ole vist väga palju tõotav algus. Ütleme nii, et aasta on alanud pauguga. Ja. Aga on ka midagi supernaturaalset vahepeal juhtunud sinuga? Jaa, juhtus küll. Ma ei tea muidugi, kui supernaturaalne see oli. Äkki ma ei peakski sellest rääkima. Aga kuidagi juhtus niimoodi, et ma pesen siin pesu ja juba 4. masinad täis riideid sädeleb. Ma ei tea, millest teema on. Jah, see ei ole supernaturaalne. Minul läks lambist köögis välja elektrikilbist kaitse ja kusjuures me ei olnud köögis, me ei teinud midagi köögis ja läks välja see kaitse, mille taga on lambid, ehk siis mitte nagu kõik see suur on ja mingi pliit ja külmik ja kõik see. Täiesti nagu, ma ei tea millest, et lihtsalt täiesti suvaliselt ühel hetkel ei olnud elektrit, kui me läksime kööki, aga lükkasin kaitse tagasi. Polnud probleemi. Nii et mul siin sõbrad trallitavad ja see kriuksumine, ma saan aru, on ka jätkuvalt kuskil siin minu pool sees. Ja see tuli just enne, kui me salvestasime või salvestasime, tuli ilusti läbi. Eks näha ole, kas kuuleme täna veel. Ja eks ka teie siis saate kuulda. Aga ega vist meil väga suuri uudiseid ei ole peale selle, et YouTube'is saab nüüd osta membershipi. YouTube'i membershipil on põhimõtteliselt samad eelised, mis Patreoni tavalisel tasemel. Ehk siis saab boonusosadega lood, nimed hõikame ette ja varem saab lood kätte või saated. Aga seal on veel 0 liiget, nii et aga kui te mingil põhjusel tahate YouTube'is just meid toetada, siis nüüd on see ka võimalik. Ja kui te veel ei ole YouTube'is pannud meile follow, siis palun pange või Spotify's või kust iganes te siis meid kuulate ja võite ju ka aasta alguse puhul meile kuskile 5 tärnikest poetada, kui veel pole seda teinud. Ja aasta alguse puhul võiks TikTokis 10 000 ka täis saada. Ma oleks näinud. Ja, aga võib-olla enne, kui me siin nõuame teilt midagi, siis pakume midagi vastu ka. Meil on mõned lood tänaseks taas välja valitud. Mina püüdsin leida teemat, mul alguses tundus, et mul hakkab teema tulema, aga ei ole. Esimene lugu sinna teemasse ei lähe, aga me läheme ajas 100 aastat tagasi, sest et aasta on 2026 ja toona oli juunikuu 1926 ja 7. juuni sattus siis olema esmaspäev, kui siis umbes kella 5 paiku pärastlõunal tõmbas veidral kombel enda peale tähelepanu keegi noormees, kes siis Suur-Pärnu maantee ja Luha tänava kandis jooksis politsei poole hirmunud näo ja väga ärritunud moega ja karjus politsei. Ja kui ta siis kordniku üles leidis, siis ta selgitas, et Heinamaal, kuhu siis toona pääses mööda Luha tänavat, oli siis teda röövitud relva ähvardusel. Ja kannatanu palus siis politseinikul enesega kaasa tulla, aga siis rõhutas väga, et ühel röövijatest on kindlasti revolver kaasas, et olge siis ettevaatlikud.
ja muidugi, kui ta seal niimoodi keset linna niimoodi karjus, siis see tähendas, et kõik nagu sai suure tähelepanu osaliseks, ühesõnaga siis lõpuks sinna Luha tänava Heinamaale suundusid siis kordnik, siis see kannatanu ja siis suur poistekari, kes tahtis näha, mis saama hakkab. Aga muidugi siis Heinamaale jõudes röövijaid eest ei leitud, aga poisikesed, kes olid siis ka seda kuritegu pealt näinud, jutustasid kordnikule, et tõepoolest, et see noormees ei valeta, et oli üks vanemapoolne meesterahvas hoidnud käes revolvrit ja ähvardas sellest lasta. Aga kuna seal midagi suurt teha ei olnud, siis politseinik ütles, et pöörduge kriminaalpolitsei poole ja seda siis kannatanu ka tegi. Ja selgus siis, et see kannatanu kandis nime Voldemar Tomberg ja tema siis oli esmaspäeval pärast lõunat umbes kella 3 ajal töölt koju minemas, kui siis sattus Luha uulitsal kokku 3 isikuga, kellest ta siis ühte nägupidi ka tundis. Ja mehed siis pidasid Toomasbergi kinni ja kutsusid ta siis, et lähme siis viinuskit jooma sinna Heinamaale, et meil on viina ja tule ka. Ja Toomasberg kõik. ja ta jäi meestega nõusse ja niimoodi siis 4 nad läksid siis sinna Heinamaa poole. Ja istusid murule ja hakkasid siis märjukest rüüpama, aeti sõbralikult juttu ja hiljem siis tuvastati, et need Heinamaal pummeldanud mehed olid siis Artur Murr, Priidik Hindres ja Jüri Pärtman, kellel mitu erinevat nimekuju, Pärtman, Bertman, Bergman. Aga ma siis püüan läbivalt öelda Pärtman, et mitte segadust tekitada. Aga see Pärtman oli siis ka varem Tallinna Haapsalu rahukogu otsusega hobusevarguse eest 4-aastase vangistusega karistatud ja üldse juba siuke tuntud pätt. Aga Toomasbergi üllatuseks siis siuke sõbralik joomine, nagu mingil hetkel see toon seal muutus. Seltskond pani tähele, et Toomasbergil on raha ja sealt siis sündis neil mõte, et mis oleks, paneks ühe väikse röövimise toime. Ja Toomasberg ütles siis, et põhiline asjapulk selle plaani juures oligi siis see 48-aastane Pärtman, kes siis ka haaras taskust revolvri, käsutas Toomasbergil käed üles ja siis samal ajal teised tühjendasid tema taskud, röövisid temalt 3000 marka, lisaks veel saapad, sokid ja ka muid väiksemaid asju nagu, miks sa tahad kellegi vanu sokke, aga okei, jällegi toona riided hästi kallid. Kogu kahju hindas ta siis umbes 5000 marga peale. Ja siis põhipätt pani relva tagasi taskusse ja siis see oligi see hetk, kui Toomasberg kasutas seda momenti ära ja pani majade suunas ajama, aga õnneks siis ei julgetud talle järele tulistada. Ja kui ta siis oli üle kuulatud, läksid siis kriminaalpolitseinikud kohe kurjategijaid otsima ja panid Liivalaia tänaval tähele, et seal on 3 kahtlast isikut, kes väga elavalt omavahel juttu ajavad. Ja siis mõjuvatel põhjustel nad arreteeriti ja toimetati kriminaalpolitseisse ja siis seal selguski, et tegemist on sama seltskonnaga. Toomasberg tundis nad ka ära ja läbiotsimisel leiti siis meeste juurest küll teatud hulk raha, aga mitte siis röövitud 3000 marka. Nad olid juba päris parajalt purjus, nii et ju nad olid siis juba jõudnud selle aega kuskil selle margad hakkama panna. Ja ka saapad olid puudu ja muud röövitud asjad, aga see eest leiti siis Pärtmani taskust võõras isikutunnistus ja kõik 3 võeti vahi alla. Seejuures siis Kaja veel mainis, et Pärtmani otsis politsei tagasi juba 25. aasta suvel, sest et teda süüdistati lisaks veel mitmetes vargustes Lääne- ja Järvamaal ja Tallinna ümbruses. Neid oli ta siis rohkesti korda saatnud ja siis talvel olnud tal ringi liikumiseks isegi hobune. Huvitav, kas oli siis see varastatud hobune, ei tea, aga võõras isikutunnistus aitas tal siis politsei eest senini varjuda. Aga huvitaval kombel on selle nimelisi, Pärtmani nimelisi pätipoisse on jube palju ja huvitaval kombel on ka üks tapmisohver sama perekonnanimega, aga teise eesnimega, nii et ma ei suutnud tuvastada, mis ta karistuseks üldse sai. Aga teised kangelased ilmusid ka välja veel otsinguga, et see
Artur ja Priidik sattusid uudistesse novembris 26, kui nad jäid vahele jälle Liivalaia tänaval. Liivalaia tänav 47 asus siis viinapood ja nad tungisid siis Mardi ööl poodi sisse, viisid sealt kaasa 4 kasti viina. Aga neile saadi siis kiirelt jälile ja nad paigutati keskvangi majja, aga jah, rohkem ma kahjuks ei tea, mis nendest pättidest sai, aga siuke huvitav heinamaa röövimisele lugu siis siin alustuseks. Crazy tüübid. Crazy'd. Saapad ja sokid. Vaene Toomas Berg. No tänapäeval ostetakse kasutatud aluspesu, nii et noh, I mean. ja võib-olla nad olid mingid revolutsionäärid isegi. Jah, täpselt. Olgu, aga lähme meie siis aastasse 2008 ja täpsemalt siis 16. mai hilisõhtusse, kui Pärnus magas süütevedeliku joomise peatäit välja üks salapärane meesterahvas. Okei, kas ta oligi endal ka salapärane selleks hetkeks? Ei, aga tegelikult võis olla süütevedelik, jah. Ja. Ja tema korterikaaslane Robert Tsokalo viibis siis teises toas. Ja mõni aeg tagasi oli siis Tsokalo hakanud koos elama sellise naisega nagu Aleftina Kuprina. Ja pärast lahkuminekut siis püüdis naine endalt elu võtta. Aga siis ta seda siiski õnneks ei teinud ja hakkas mehkeldama siukse tüübiga nagu Sergei. Ja Aleftina oli siis tingimisi karistatud. Tsokalo ja Taljaronok olid siuksed vennad, kes olid mitu korda reaalselt vangimajas istunud. Oota, kes need tüübid olid nüüd? Üks oli siis see Sergei või? Ja, üks oli Sergei ja siis oli meil see korterikaaslane Robert Tsokalo. Kes oli salapärane või? Kes oli see korterikaaslane ja salapärane on meil Taljaronok. Salapärast pole veel tulnud. Jube palju nimesid. Ja, jube palju nimesid. Igal juhul kella 10 paiku õhtul siis tungisid Aleftina ja Sergei selle süütevedeliku joobes tüübi korterisse. Hämaras seisus mees ei saanud siis alguses millestki aru. Aleftina ronis voodisse, heitis ennast mehe peale, siis seisis tema peale ja siis hakkas teda jalgadega peksma. Aleftina. Ja, just. Aleftina on meil siin siuke tead. Siis tõmmatakse ohver asemelt maha ja hakkas siis ka Sergei teda tümitama. Ja Aleftina väitel olnud siis see mees, keda nad seal peksid, teda vägistanud. Mis on nagu võimalik. Võimalik, just. Ja Aleftina siis muudkui seal süüdistas teda ja siis peksis ja lõpuks siis tegelikult see ohver ütles, et jah, et võib-olla oli küll nii. Okay, girl boss move. Ja Aleftina siis rebis juba verisel mehel püksid maha. Kas siin on päästikuhoiatus kõigile alaealistele? Siin on kõigile alaealistele päästikuhoiatus, sellepärast et ta haaras laualt maha ja lõikas selle mehe penisesse korraliku haava. Tegi Lorena Bobbitit. Yes. Siis käskis ta Sergeil mehe kõhuli keerata ja endiselt trigger warning ja lapsed, pange kõrvad kinni. Ja siis ta võttis kiles kurgi ja toppis sellele mehele. Ära ütle. Okei. No ütleme, et see kättemaks on siuke väga, väga võigas. Ja, tegelikult ta sellega ka ei piirdunud, sest et see kurk läks katki ja siis ta võttis järgmise ja nii see lugu läks seal. Ja samal ajal peksti siis muidugi inimest edasi. Kui siis tuli Robert kohale asja uurima, vaatas, et põrandal oma ja suust voolab verd, Aleftina selgitab, mille eest siis ohver parasjagu seal õppus saab ja Robert annab piinatavale siis omalt poolt ka igaks juhuks mõned hoobid juurde.
Mul on väga segased tunded. Ma tean. Ja lõpuks siis peksjad lahkuvad. Robert läheb enda tuppa tagasi ja joob selle kaaslasega, kes tal seal oli, edasi. Mingil ajal siis tuleb see kaaslane seda pekstut vaatama ja siis ta vaatab, et ahah, mees hingab. Ta küll hingab nagu kuidagi raskelt ja lõõtsutades, aga tema mõtles, et äkki oleks vaja kiirabi kutsuda. Nii igaks juhuks verine mees maas hingab vaataselt, aga Robert ütles, et ei, mis te nalja teete, see küll nüüd vajalik ei ole, et see hingamine ongi tema korterinaabrile joomise ajal väga omane. No lõppu korjan ühesõnaga, siis ma eeldan. Põhimõtteliselt. Sellesama öö jooksul, mis on nagu täiesti müstika, nagu mitte et eelnev ei oleks olnud, on ju, aga sama öö jooksul kõndis korterist läbi veel mitmeid inimesi. Ja mitte keegi neist ei tulnud nagu selle pealegi, et võiks äkki abi kutsuda. Noh, ma paraku kujutan seda sotsiaalset kontingenti väga hästi ette, jah. No jah, see muidugi mängib rolli, aga nagu still. Mul on väga raske ka vägistajale kaasa tunda. Seda ka, aga ikkagi. Aga ma ei saa nagu vägivalda õigustada kuidagi. Et kui sa nagu lähed sinna, sa näed, et mingi verine mees on maas ja ta nagu ilmselt siis ei hinga ka enam või hingab väga raskelt. Sa ei tea, et ta on vägistaja, siis nagu. No jah, selles mõttes, et see on nagu see, et meedikud on kohustatud kõigile abi andma, hoolimata, et nende asi pole vaata moraliseerida, on ju. Just. Ja lõpuks siis üks neist oli siuke julgemat sorti ja tema läks siis sealt Roberti käest küsima, et mis juhtus. Ja selle peale siis teadati, et see pole sinu asi. Ja ka ohvri vanemad elasid siis samas majas. Hommikul läks siis isa poja juurest läbi, avastas siis põrandalt selle laiba. Alevtiinakene siis võeti seal kambaga kohe ette ametivõimude poolt. Ja kaitse siis palus mõista Alevtiinale süüd ainult kehavigastuste tekitamises. Aga kohtupraktika järgi siis möönab süüdlane keha elutähtsaid osi nagu pead, rindkeret ja kõhtu pekstes, on ju. Siis põhimõtteliselt, kui surm saabub, siis on nagu see süüdistus. Ja Alevtiina mõisteti siis 8 aastaks vangi selle. No see on tavapärane praktika jah meil. Üle 10 või on tavaliselt. Tema uus vinge boyfriend Sergei pälvis siis samasuguse karistuse ja Robert, kes siis andis ka omalt poolt mõned hoobid ja põhimõtteliselt ignooris kogu seda värki seal üle õhtu. Tema sai tingimisi karistada. Ja Alevtiina on siis karistuskandes esitanud mitu armuandmispalvet. Aga viimane vist neist oli siis, kui Toomas Hendrik Ilves oli ametis. Aga kuna see mõrvavärk oli meil üsna siukse sadistliku alatooniga, siis jäeti need palved rahuldamata. Vot Alevtiina. Ja Alevtiina on muide ainult aasta vanem kui mina. Ja ta peaks praegu väljas olema. Ta peaks juba väljas olema. Me loodame, et ta suutis oma elu ümber pöörata. Ma loodan ka, sest et nagu jube totter värk selles mõttes, et ma saan aru sellest vihast ja haiget saamisest ja kõigest, aga nagu lahendus. Jah. Aga teeme siis väikse pausi ja tuletame meelde, et meil on Patreon, kus te saate meile toeks olla. Võite nädal aega seda tasuta proovida, tulla ka lihtsalt tasuta jälgijateks, sest et seal me anname teada oma esimesed uudised alati. Seal saab kätte täismahus osad ehk siis koos boonuslugudega Tundijaht, mida me hakkame varsti jälle tegema ikkagi sellel aastal ka. Tuleb sinna samuti varem meie saate märkmed, igasugused uudised, saate teemasid valida, peaks juba olema uue polli ülesse.
uue aasta uute teemadega ja siis nüüd, kes on mingil põhjusel uuskuulajad, siis teadke, et seal, et me loeme igas saates ette ka meie toetajate nimed ja kui nad ise saate oma nimesid valida, siis te saate neid muuta, mõni teeb seda siin iga nädal ja üllatab mind, sest et ta teab, et ma pean selle edasi ette lugema, vaatame siis, mis siis seekord. Aga kõigepealt siis ütleme suur aitäh vippkülmaväristajatele, kelleks on Indrek, Mumm ja Volkergeist, Keit ja Anne-Mai ja what the hell? Oodake nüüd, oh my god, ühesõnaga pardikese emoji jälle, ehk siis Taki fänn, OMG kult as it is siis mingi terve hunnik emojisid, naeru emoji, 3 ämbliku emojit, pardikese emoji ja siis südametega näod, neid on 3. Ja ma võin selle kuldiloo rääkida pärast, mis see tähendab, see meil inside nali, või õigemini ma stressi juba panin, nii et väga suur insight ei ole enam. Aga aitäh ka Kikide sõpradele, kelleks on Pillerin, Ghost emoji, Hufflepuff, ükssarviku emoji ja Pendli Heiks ja aitäh külmaväristajatele Endre, Kelly Y-ga, issand sült, seejuures issandis on 1 S on sulgudes, Maarja, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kadi ja Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krets, Merit, Valgesiil, Elin, Helina, Ghost emoji, kuidas mul ei tule kunagi see sõna meelde, kõrvitsa emoji, Liina, Kersti, Erki, Anni, Anju, Marta, Frida ilma Y-ita ja ma näiteks jätan siin pooleli. Ja aitäh Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Miila, Regli, Annika, Kristi, No-Name, Airi, Helen, Karena, Kretsu, Diana from the Moon, Kristel, Kelly, siis on veel siin meil Bell, Kratu, Käti, Norra Mägitööline, Sirel, Madara, Katariina, Kiku, Krissu, Heili, Eveliine, lihtsalt 1 kõrvitsa emoji. lihtsalt kõrvits. Lihtsalt kõrvitsa emoji, siis on veel 1 Eveliine, siis on Haanja kõrgustiku alpinist, siis on mustad kassid, siis on Torit, siis on Krislin ja siis ongi kõik. See kult ühesõnaga tähendab siis seda, et püüdsin mina mitu päeva meenutada, mis oli esimene film, mida me kallimaga koos vaatamas käisime. Tema muidugi teadis, sest et tema nimel oli piletid, aga ma tahtsin ise ikkagi proovida välja mõelda. No ja ma olen siin sel sügisel ju tohutult läbinud põlenud olnud. Ja ma mäletan, et me käisime vaatamas Predatori, aga mis see film oli, mida me enne seda käisime vaatamas? Ja no ma ei suuda meenutada, siis lõpuks ta otsustas, et ta annab mulle vihje ja ta kirjutas OMG mees, kellel on kult. K-U-L-T. Ja ma pidin ennast segi mõtlema, et nagu, mis kuradi farmi filmi me vaatamas käisime, kuidas ma ei mäleta, et ma olen mingit sigade filmi vaadanud nagu mees, kellel on sead. Mida see tähendab? Ja siis tuli välja, et mu sõbrad, ta mõtles cult as in sekt, ehk siis Jared Leto has a cult. Ja ma niimoodi naersin, no lihtsalt nagu mingi, sest et kui ta veel Jared Letost võiks muidugi täiesti mingi eraldi loo teha, kui me siin juba räägime creepidest, dude'idest. Aga jaa, nagu ma lihtsalt nagu lihtsalt loed kult ja mõtled nagu fuck, mis kuradi sigade film. Nii et aitäh selle meeldetuletuse eest kallimale ka. Ja tuletame meelde ka seda väikest tõsiasja, et meil on veebipood, kus on 1,teist. Heidi on näinud väga palju vaeva, et teha seda kiiremaks, mugavamaks, soodsamaks ja nii et www.kikimari.ee. Samuti, kui te ei taha saata meile kirja, tahate olla anonüümsed, siis seda saab teha läbi kodulehe.
ja ka muidu siis kikimoorid@gmail.com ootab teie kirju ikka ja jälle ja meil on uus uus must lesk, kes nüüd Lisette asemel aitab kirju sorteerida. Tema nimi on Mari-Liis ja juba peagi tuleb eetrisse esimene tema kokku pandud saade. Nii et tervitused siit Mari-Liisile, aitäh kõikidele teistele, kes te huvi tundsite meie assistendi koha vastu, siis nii-öelda vist on õigem öelda. Ja võib-olla tulevikus on meil suuremat tiimi vaja, nii et ma ei tea, mul on Kikimoori osas kuidagi hea tunne. Tõsi, sama lugu. Nii et ma arvan, et nendel, kes kuulavad, neil on ka hea tunne. Ja, nii et suur aitäh, et meil olemas olete nii Patreonid kui kõik teised, kes te meid kuulate ja vaatate ükskõik mis platvormil. Aga siis, mis ma ikka siin jahverdan, ma lähme nüüd aastasse 95, kui siis Post, mu lemmiktabloid, kirjutas novembrikuus rubriigis Pätindus. Pätindus, sellise suurepärase pealkirjaga loo Tabati tudengitest vargad. Ja siit hakkab mu temaatiline plokk, mille siis lõpetan boonusosas. Aga Tartus siis nägi politseipatrull ühel novembrikuu öösel Narva maantee ühiselamu rõdul 2,5 meetrist vahtplastist torti. Ja ma tahan siinkohal öelda, et ma olen töötanud Narva maantee ühiselamus. Ma juhatajana mitmeid aastaid suviti, sest et mu ema oli mitmeid aastaid Narva maantee ühiselamu juhataja. Nii et see võib olla, kas siin ei ole mainitud, kas Narva maantee 25, 27 või 89, aga ma arvan, et see pidi olema 25 või 27, sest 89 minu meelest ei olnud selliseid rõdusid. Aga igal juhul... tort. Mis asja? Kuhu mahuks selline hiiglaslik tort, just. Aga politseinikul ühel siis, tal tuli see tort väga tuttav ette, sellepärast, et mõni aeg tagasi oli see hiidtort ehtinud ühe arvutifirma fassaadi. Ja firmast oli ka teada antud, et see 1000-kroonine tort on kadunud. 1000-kroonine mängutort IT-firmas või? Arvutifirma fassaadil ja ma ei tea. 95 ma olin kahjuks 11-aastane, ma ei suuda isegi ette kujutada, kus see võis asuda või mis firma see võis olla. Nagu. Aga see politseinik siis kutsus abi ja peagi siis saadi siis tudengite eluruumist kätte muidki linna pealt varastatud esemeid. Et alguses siis politseinikud arvasid, et tort oli rõdule viidud sellepärast, et ta on ilus. Pidid oma viga tunnistama lihtsalt. Ühikatuba oli niivõrd täis erinevad varastatud nodi, et lihtsalt see tort ei mahtunud sinna. Tort ei mahtunud tuppa. Ja varastatud oli igasuguseid asju, enamuses küll hinnalisi, aga ilma suurema praktilise väärtuseta, no ilmselgelt, kui sa varastad mingi suure tordi nagu. Aga ühesõnaga, politseinikud hakkasid asju uurima ja leidsid, et vargaid pidi palju olema, sest et üks üliõpilane ei jõua neid suuremaid asju seljas koju tassida. Ja nad siis tuvastasid, et varastamine oli siis üliõpilaste hulgas laialt levinud ja seda ei peeta eriliseks kuriteoks. Ja näiteks, et enamus ühiselamutes leiduvatest nugadest ja kahvlitest on söögikohtadest salaja kaasa toodud. Raamatuid näpatud raamatukogudest ja ihupesu ja söögikraami juhuslikelt möödujatelt röövitud. Soktega kindlasti. Ja, aga kusjuures isegi siis, kui mina olin tudeng, oli täiesti tavaline see, et sa võtsid mingi õlleklaasi võtsid kaasa nagu koju. See kodu oli täis mul erinevaid. Neid klaase ja nuge ja kahvleid ja mingid siuksed asju. Nuge ja kahvleid pole ma küll hiivanud, aga õlleklaasidega oli küll mingi A. Le Coq'i piltidega ja mis mul see kõik oli. Midagi enam alles ei ole, nii et ma palun südamest vabandust oma kriminaalse mineviku pärast. Ja lugu siis lõppes sellega, et politseinikud arvasid, et kui tudengid raske elu ja majandusliku puuduse pärast natuke bistroosid ja linnakodanikke puistavad, et siis võib asjale läbi sõrmede vaadata.
et kahjusummad ei anna tavaliselt kuriteokoosseisu välja, aga sel korral oli siis kokku kantud väga kalli hinnalisi ja ka reklaamikunsti žanri kuuluvaid teoseid ja pikanäpumeestel tuli siis ikkagi oma akadeemilistest lollustest kohtus aru anda. Aga mis nad seal karistuseks said, tõenäoliselt mingi rahatrahvi, ma arvan. Nii et siuke väike Tartu tudengiseik, aga mul on üks Tallinna tudengiseik ka, see olin praegu mina, kes krigistas. Mina mõtlesin, et mul jäi ajanihkeid alles. Sul jäi ajanihkeid alles? Mul jäi ajanihkeid alles ja ma mõtlesin, ma teen need ära täna. No tee. Ja need ei ole küll mingid maailma pikad, aga ühe teeks praegu ja teise jätaks siis boonusesse näiteks. No näiteks. Nii, ja üks ajanihe siis on selline. Minu pere oli just kolinud linnast umbes 900 elanikuga väikesesse külasse. Ma eeldan, et me räägime USA-s, sellepärast, et ma vist ju võtsin need Redditist äkki. Ja pluss 900 elanikku Eestis minu meelest annab ikkagi Alevi mõõdu välja. Ja. Nii, olime selleks ajaks oma majas elanud umbes aastakese. Mina ja mu vend olime saanud magamistoad ülemisele korrusele ning meie tubade vahel oli üks tuba, mille ust keegi kunagi mingil põhjusel lahti ei saanud. Ma juba vihkan seda. I love it though. Ühel ööl läksin magama ja ärkasin umbes keset ööd, ehk siis nii ühepaiku, et midagi juua võtta. Kui ma üles tõusin ja aknast välja vaatasin, tundus kõik täiesti teistmoodi. Kõik nägi välja peaaegu nagu 1930-ndatel. Autod, hooned, kõik tundus mulle kuidagi kummaline. Tundsin kõhus väga tugevat halba tunnet ja siis äkitselt ilmus mu hoovi valgesse riietatud naine ning vaatas otse üles minu poole. Ma ei näinud tema nägu, ainus mis paistis oli see, et ta kandis valget. Siis ta pööras ära ja hakkas kõndima meie maja tagaukse poole. Ärgu sinna palun mingu ära. Mõne sekundi pärast läksin oma toast välja ja plaanisin alla minna. Kuid niipea, kui toast välja astusin, hõljus see naine juba trepist üles. Ta pöördus ja suundus täpselt sinna tuppa, kuhu me keegi kunagi sisse ei olnud saanud. Ta vaatas mulle otsa. Jälle, ma ei näinud tema nägu. Aga siis ta pööras ukse poole ja avas selle. Ukse avanemine oli tõepoolest võimalik. Huvitavad järeldused, aga olgu. Ta astus sisse ja mina järgnesin talle. Ja siis hüppas ta selle toa aknast välja. Mida hekki? Ma olin paanikas, sest polnud kunagi midagi sellist näinud. Arvasin, et keegi lihtsalt hüppaski aknast välja, nii et jooksin alla oma vanemate tuppa ja ütlesin neile, mis just juhtus. Mu vanemad ütlesid, et mine magama. Et sa nägid seda lihtsalt unes. Siis läksin oma tuppa tagasi magama ja järgmisel hommikul, kui ärkasin, tahtsin jälle alla minna. Peatusin ja huvist proovisin seda sama ust avada. See uks avanes. Wait for it. Astusin tuppa sisse. Sest sa oled insane, aga okei. Aken, millest naine hüpanud oli kaetud laudadega kinni. Toas oli vana beebivoodi ja kiiktool. Midagi muud seal ei olnud. Isegi praegu, iga kord, kui sellest kogemusest räägin, tekivad mul külmavärinad. See on veits kriipstar nagu, sest et vaata, no just
miks ma seda lugu üldse kaalusin, oligi see, et ma mäletan, kui me käisime kummitusi püüdmas ühes toas, kuhu keegi ei taha minna ja siis järsku on üks tuba, kuhu keegi ei saa sisse ja need üks tuba asjad on nii creepy'd alati. mul oli vanaemal ka üks tuba, kuhu keegi ei läinud kunagi. ma nagu, mul on mingi teema nende tubadega, mis on kinni või kuhu ei saa. Ja ei, ma mõistan. Ja vaata kui õudne on siis, kui sa võtad mingi Airbnb või mingisuguse apartmendi kuskilt ja siis läheb puhkama ja siis seal on see üks tuba. mis on harilikult selleks, kus hoiab omanik oma asju, onju. ja ma tean, aga siiski see on iga kord on siuke trigger, ma ei tea, mis värk sellega on. No siin võib vaid spekuleerida, mis põhjus oli. milline trauma. Ja milline trauma pani seda naist alla hüppama, kui seal toas oli ainult titevoodi ja tugitool. Aga kas me oleme tundub kuidagi siuke 30. Okei, nii, see tundub kuidagi 30ndad või? Ei, ma mõtlen, et kui talle tundus, et see oli nagu 30ndatel kõik, mis ta aknast nagu nägi, vaata. Et siis 30ndatel, noh, ma ei tea, naistel ei ole kunagi lihtne olnud. Naistel ei ole kunagi lihtne olnud, ega ole ka tänapäeval, aga tänapäeval on tunduvalt parem, kui oli varem, aga mitte veel ideaalne. Jõudsime ootamatult oma põhisaate lõppu, mulle tundub. Jah, nii et seekord sulandume vaikselt sisse uuesti. Ja, elame vaikselt rütmi sisse ja jätame siis siinkohal osade kuulajatega hüvasti. Teise seltskonnaga liigume edasi siis boonusosasse, mida väikest siis teaserit saate kuulata Spotify'st, tead saada, milline tudengilugu mul veel tuleb. Ja no ma olen lihtsalt, mul on sess praegu ja ma olen nii peast tudeng, et ma lootsin, et ma leian mingi varasema tudengilugu, aga no läks nii. Ja siis kohtume nädala aja pärast, kui ma olen sest peaaegu läbi. Ja seniks, teate küll, aasta uus 2026, aga püsige ikkagi kõhedad.